oskusi on praktiliselt ei ole kasutatud ja siis kardetakse. Aga kuidas üldse on sellega, et kus kohast saab infot esmaabikoolituste kohta, kui palju need maksavad, kas teil on teadmised selle kohta ka? Ma seda ei oska teile küll niimoodi öelda. Et seda ma arvan, et kui mingi kollektiiv endale soovib seda koolitust sisse osta, siis tuleb haigla poole pöörduda ja see teenus on võimalik teha. Nüüd, kui vaatame inimeste abivalmidus eestlaste seas, kuidas teie kommenteerite? Ütleme niimoodi, et mõnikord on suhteliselt niisugune muret tekitav, et inimene lamab maas, jalutavad mööda, keegi ei tunne huvi. Väga tihti võetakse niimoodi, et nagunii on purjus, nagunii on joodik, nagunii on mingisugune narkomaan, aga võib olla täiesti korralik inimene, kes on väga-väga hädas ja kellele see abi oleks hästi kiiresti vaja anda. Minnakse lihtsalt mööda. Neid inimesi, kes appi lähevad, jääb iga aastaga kahjuks vähemaks. Aga miks teie arvate, miks see sedasi on? Kas tõesti inimesed on muutunud nii ükskõikseks? Ma ei oska öelda, tõenäoliselt. Mida teie teeksite siis, kui te näete abivajajat? Kuulge, ma olen arst. Esimene reaktsioon? Absoluutselt lähed ikka juurde, vaatad, millest probleem on ja hakkad elustama, kui vaja on. Kas siin ei olegi teist varianti ju? Absoluutselt, aga samas kutsun mina teid üles kommenteerima kommentaariumisse. Alati võite kirjutada meile kirjastuudio@teineekraan.ee või küsida oma küsimus siis Skype'iga sisse helistades. Kasutaja nimi on Teine Ekraan, aga üleüldiselt sellised saated, teleshow'd, mis praegu siis Dr. Olaf on Kanal 2, milline teie isiklik arvamus? No praegu ma näen esimest korda seda saadet ja ütleme sellises formaadis ta võib olla tavavaatajale märgatavalt söödavam, kui anda seda mingisugust tõsiteaduslikku programmi. Et see jääb meelde, see show jääb meelde, need liigutused võib-olla jäävad meelde ja ma arvan, et päris hea saade. Aga ennem rääkisime eelmisel korral teiega omavahel juttu ka ja tuli juttu erinevatest portaalidest ja kommentaaridest. Et kuidas teie suhtute üldse portaalides kommenteerimisse? Sellesse ma hästi ei suhtu, selles suhtes, et inimesed ei saa tihti aru, millest nad räägivad, mida nad räägivad ja tavaliselt kõige suuremad kommenteerijad on need, kes kõige vähem aru saavad. Et see kipub nii olema. Ja siis loevad inimesed, kellel on tõsine mure ja satuvad veel rohkem segadusse. See tuleb, see niisugune tekib niisugune rattaefekt, see hakkab tulema üha rohkem ja rohkem peale seda muret, et tuleb ikkagi rääkida inimesega, kes seda teemat valdab ja kes oskab nõu anda. Kindlasti ei ole see mingi internetilehekülg ja ise ma ka kunagi ühtegi niisugust asja ei kommenteeri ja ühtegi diagnoosi ei pane mingisuguse kirja alusel. Aga minnes veel tagasi meie eelmise teema kohta, et siin on tulnud veel paar küsimust. Ennem kui me jätkame Dr. Olafi vaatamist, siis loen ette küsimuse Andra poolt. Tere, olen seesama Andra, kes ka Reporteris oma loost rääkis. Tahtsin ka täpsustada, et mul oli pool aastat vale diagnoos. Aga siis me räägime Andrast, kes käis operatsioonil ja tal on parem olla nüüd. Ja siis ta tahtiski meile teada anda, et vaatas ka ise ennast täna televiisorist. Ja loeme veel ette Tiinalt ühe kirja ja kirja on järgmine. Tere, minu tütrel leiti munasarjast süste. Väikeseid paremal pool on suurem 4 sentimeetrine. Tütar on 16 aastat vana ja lapsest saadik on hädas kõhuvaludega. Kas need kõhuvalud võivad olla seotud nende süstidega ja kas on võimalik, et need on nii noorel ja nii suured? On võimalik ja kui ei ole ennem gynekoloogil käinud, siis kindlasti peaks käima kontrollis. Nii, aga nüüd on veel jäänud meil enne saate uuesti vaatamist üks kiri. Nii, kirjutab meile Lõvike. Tere, kas on võimalik see, et kui diagnoosiks emakakaela kanalil kasvaja ja vähieelne seisund olnud juba avastamisest saadik 7 aastat ilma ravita, kas siis võib see ise paraneda, kui saabub menopaus, olen 47-aastane. Vabandust, vähieelne seisund 3. staadiumis. 3. staadiumi vähieelne seisund iseenesest ei parane, aga 1. staadiumi oma võib küll paraneda, nii et
ja kindlasti ei ole see seoses mitte menopausiga. Aga tundub, et meil on väga aktiivne, väga kirju küsimuste esitamine siin, et järjest tuleb juurde ja juurde, nii et järelikult teema on väga palju huvipakkuv. Ja loen järgmise küsimuse Andra-Liisilt. Tervist! Küsimus, et kas selline müüt on õige, et rinnavähk võib tekkida liigsest käperdamisest? Ei ole kuulnud. Aga millest võib üldse selline arvamus tulla? Olgu, nii, lähme ära muretse, kui käperdad ei tule vähki. Et lähme edasi, kirjutab meile Aveli. Nüüd, seda kirja ma ette ei loe sellepärast, et ma ei tohtinud nime mainida, nii et vabandust. Ja järgmine kiri. Olen 42-aastane, juba ligi 2 aastat on mind vaevanud valuaistingud munasarjades. Alul valutasid olenevalt päevast, kas üks või teine pool. Tänaseks valutan iga päev. Valu annab ka juba reie sisekülge, emaka ja põie piirkonda tunda. Gynekoloogiliselt näitajad on korras olnud, kuna olen tubli arsti juures käia. Samas on mul diagnoositud varajane menopaus. Hetkel võtan arsti ettekirjutusel Femostoni. Kas võib olla minu valude põhjuseks midagi muret tekitavad või hoopis varajane menopaus? Tänades Diana. Varajane menopaus mingisuguseid valusid ei anna. Kui teil tõesti on valusündroom olemas ja gynekoloogiliselt mitte midagi ei leita, siis võiks veel nõu pidada uroloogiga ja ka neuroloogiga. Selge, aitäh. Ja nüüd hakkame taas vaatama Kanal 2 doktor Olafit.